Ukraina jahib Vene spioone ja nad hävitasid just ühe löögiga umbes 100 neist. 17. mail saatis SBU erioperatsioonide keskus Alfa droonid okupeeritud Hersoni piirkonnas asuvasse FSB peakorterisse. Kompleksis oli 9 hoonet ja rünnak oli täpselt koordineeritud, kus iga hoone oli eraldi sihikule võetud. SBU poolt avaldatud videos on näha, kuidas droonid üksteise järel kiiresti hoonesse põrkuvad. Kogu kompleks oli mõne minutiga leekides. Nad tabasid esmalt katuseid, seejärel lendasid otse akendest sisse ja plahvatasid sees. Nii said droonid tekitada maksimaalset kahju sees olnud personalile, mitte ainult hoonele. Tegelikult kinnitas selle rünnaku juba paari päeva pärast Zelenski ise, öeldes, et selles ühes operatsioonis sai surma või haavata umbes 100 Vene sõdurit. Ja lisaks inimkaotustele hävitati selles samas rünnakus ka Pantsir S1 õhutõrjesüsteem, mille väärtus ulatub kuni 20 miljoni dollarini. Kõige naljakam osa on see, et just see süsteem oli sinna paigutatud hoonete kaitsmiseks. Kahjuks hävis see koos hoonega. Aga näete, tegelik lugu seisneb selles, kes sees olid. Sest need polnud lihtsalt tavalised Vene sõdurid, need olid FSB vastuluure töötajad. Need on inimesed, kes juhivad agentide värbamisvõrgustikke okupeeritud Ukraina aladel. Nad planeerivad ka diversioonioperatsioone, süütamisi, terrorirünnakuid ning jälitavad isegi tsiviilisikuid, keda nad peavad Venemaale ebalojaalseks. Seejärel kõrvaldavad nad füüsiliselt kõik, kes neile ette jäävad. Nemad on need, kes seisavad Ukrainas toimuvate autopommide, atentaatide ja plahvatuste taga. Kuid neid rünnakuid ei seostata kunagi ametlikult Vene armeega, sest need ohvitserid tegutsevad okupeeritud aladelt. See tähendab, et 9 neist tulvil hoone hävitamine on kindlasti tohutu võit Ukraina sõjaväe jaoks.